vastu pühapäeva toimus Tallinnas Pae 23 A asuvas ühiselamus plahvatus, mis purustas maja välisseina. Läbi purunenud laepaneelide varises teiselt korruselt esimesele elatanud naine, kes kukkus läbi põranda otse voodist. Olen süütu nendes episoodides, mis mulle pähe määritakse. Riigiprokurör Margus Kurm nõudis täna kohtus Märt Ringmaale eluaegset vangistust. Tohib küsimuse teilt? Jah. Kuidas tervis on kõigepealt? Ei vasta selle küsimusele. Oleks ma oma mingi kuriteo eest istunud, eks ole, mille ma toime olen pannud. Mul oleks hoopis teine tunne olnud. Ma oleks tundnud, et ma olen midagi süüdi, ma olen teinud midagi. Ma ei saa sellest aru, mille pärast niisugune asi, mingisugune kuradi, see on ju hullumeelse inimese jutt, mingisugune ohutu kapsel, pannakse sinepipulber sinna kotti ja kusjuures, kui see sinepipulber on pärast põrandal, kotis teda ei ole kuskil. No milleks seda tehakse? Milleks see lahendust vaja on niisugust? Mida ma seal mõtlesin? Elu oli läbi, sellepärast, et kui ma mõtlesin, et mind 15 aastat hoitakse, eks ole, kinni, niikuinii mind välja ei lasta, kui ma süüd ei tunnista. Ja ma kogu aeg olin just selle mõtte all, et kuriteod avastatakse, lahendatakse, et kaitsepolitsei kindlasti uurib edasi ja seab lõksu nendele mõrvaritele, kes tapsid, kes toimetasid plahvatusi. See ei ole ühe mehe töö, see on erinevad jõugud on seal sõdinud, eks ole, nad jätkavad uurimistööd. Ma olin täiesti veendunud, et kurjategijad, kes on toime pannud need kuriteod, tabatakse. Ja see mind innustas vähemalt esimesed 5 aastat. Kas sa saad siin hakkama kohvi võtmisega? Ei saa, kindlasti ei saa. Nii, ja kuhu ma nad pissan? Pane sinna alla, nüüd siia. Siia, nii. Ja nüüd vali sealt omale jook. Vanglatoit maitses mulle sitasti, aga ma teadsin, et ma ei taha teiste inimeste kulul, eks ole, saata endale pidevalt raha ja ma harjutasin seda söömas. Kehvasti maitses. Suhkurt ei saanud üldse ja vaata, see oligi mulle kõige raskem. Kus see suhkur on? See on suhkur. Jääti. Seda ma võtsin, ma pole aastaid saanud jäätist. Ma sööks seda küll, aga ma ei oska öelda, letid olid täis, eks ole, ja müüjad olid seal kuidagi lahked ja ma ei tea, kõik teenindamine on muutunud arutaselt viisakaks. Seda ma näen nüüd. Kuhu ma pean vajutama, et see lahti tuleks? Liiguta see pealt ära. See liigub. Kus tunned? Seda peab niipidi liigutama. Niipidi? Jah. Mitu aastat sa jäätist ei ole söönud? Kuule peaaegu 15 aastat, sellepärast, et ükskord ma just sama mõtlesin just Tallinna. Kurat, nii kõva ta ei tohi olla, kust ta tõmmata tule. Siit. Ka ei tule. Õpetamine. Mina ei osanud juba enne seda sama pauku. Läksin lastega ja need nii ma sain kätte. Kui ilus ta on. Tuli. Ma pean metsiku jõuga heita, siit ei tule. Nüüd tule. Siit ei tule. Seda sa niukene jätta küll sinna. Lase minna. Arstiabi oli vilets, sellepärast, et ma ei tea, mis pärast näiteks perearst mind ei võtnud üldse vastu. Tõsised hädad algasid siis, kui hakkas lõpp tulema.
rohkem lõppema. Kui tuli välja, et mul on vähkkasvaja ja seda vangla spetsiaalselt pikendas seda, et mitte teha biopsiat, mitte teha kompuutertomograafi alla mind saata. Kastreerimist pakkus mulle Sotsiaalministeeriumi tervise kvaliteedi komisjonist. No mis mõte sellel on? See on ju irvitamine, eks ole. Ma ei usu üldse niisugust asjadesse. No mis kastreerid ära, no mis sest kasu on või kahju on, no milleks või? Ei, kus sa enam keppi saad teha, munad maas, mis keppi sa enam teed.